seondub. Uno Trant on, nagu ma ütlesin, sotsioloogiaks kriminoloog ja õpetab politseinikke Sisekaitseakadeemias. Nii et jah, alustab. Tere päevast! Ettekande esimeses pooles ma pakun teile küllalt rikkalikku statistikat ja teises pooles süveneme mõningatesse olulisematesse seostesse. Aga enne kui ma alustama, küsiksin teie käest, kõik te olete Keila inimesed, kas Keilas on kuritegevuse tõusutrend viimased 4 aastat või langustrend? Kui kuritegevus, siis tegelikult on meil selline stabiilne iga aasta pluss-miinus 20-30 kuritegevust. Ei ole suurt langust, ei ole suurt... On teisel nõus? No neile mis asi kuritegevus on? Kohe näitan teile Keila statistikat ka. Nii. Jaa, madal jah, loomulikult. Alustuseks mõningad niisugused lõbusamad väited, sest me pärast läheme väga süngete asjade juurde. Kätte meelde, siis viinavits on väga valus ja viinaklaasi hukkub rohkem inimesi kui merre. Nii, mõni sõna siis alkoholisõltuvusest Euroopas. Euroopas on 23 miljonit alkoholisõltuvusele inimest, ligikaudu 5% meestest ja 1% naistest. Ja igal aastal sureb ligikaudu 200 000. Ikkagi ees, et ise olen ikka kõige poole, see ees. Arvutik, sa teistpidi keera. Jah, siin sa oled paremini positsioneerinud. Ja üle 8 miljoni inimese sureb siis alkoholist tingitud surma. Ja olgu teile kohe öeldud, et maailma suurim murelaps kõigist kontinentidest ongi Euroopa. Euroopas juuakse ühe inimese kohta ülekaalukalt kõige rohkem. Nii, ja omakorda, kui Euroopa Liitu nüüd vaadata, siis Euroopa Liidus kõige suurem murelaps on Baltikum. Baltikumi näitajad on kõige halvemad ja sealhulgas ka Eesti, muidugi Eesti ei ole nüüd Baltikus enam 90-ndatel me olime esikohal, aga Läti ja Leedu tõmbasid jõuliselt teist ettepoole. Ja Tervise Arengu Instituudi andmetel siis Eestis sureb iga aasta 1500 inimest tingitud surma, kusjuures sellesse arvu on võetud põhiliselt ainult tervisekahjustust tulenevad surmad, aga siin ei ole veel liiklusõnnetusi, siin ei ole tapmisi ja paljusid muud. Ja et tegelikult see arv on isegi mõnevõrra suurem. Nüüd, mis on siis alkoholist tarbimise 3-4 põhist murekohta? 3 põhilist eelkõneleja rääkis. Liigsest tarbimine on tõesti meil tohutu mure. Kuid suur hädasid on ka, et meil on väga tugev kange alkoholi tarbimine. Lõunamaades juuakse kergemad veine, aga meil tahetakse väga tugevalt kanged jooke. Meil on väga sageli alkoholi tarbimise pea eesmärk purju juua. On küllalt mehi, ta tuleb oma abikaasaga, viskab välkkiire pilgu üle laua, vaatab lahjad joogid andnud. Sellega ennast purju joo ja sageli keerab kohe ümber või siis sätib ennast natukese aja pärast minema. See lahjad joogid talle meeldi, ta tahab, et oleks ikka saaks võtta ikka kõva täis, nii et oleks purjus täiesti. See on meie häda. Ja viimaks meie suur häda on ka, et meil Eestis noored alustavad alkoholi tarbimist väga varakult. Nii, aga nüüd siis veidi statistika. Kõigepealt siis tooksin teile üldstatistikat Eesti kuritegevuse pikaajalisest trendist. Nagu näete, 2004. aastat alates on Eestis valitsenud langustrend. Tegelikult on see langustrend veel märksa pikem. 90. aastate lõpust alates on siiski
olnud langustrend, kuid olgu kohe öeldud, et 90. aastate algul Eesti kuritegevustase tegi pöörase kasvu. Ühesõnaga, me alustasime ülikõrgelt tasemelt ja nüüd muidugi oleme järjepidevalt on see langus küll toimunud, kuid loomulikult ikkagi selle tasemega veel endiselt ei saa rahul olla. See on ikkagi on veel väga kõrge tase. Näiteks 2005 Euroopa Liidu riikide seas läbi viidud kuritegevuse ohvriteks langemise uuringus selgus, et Eesti oli 3. kohal. Ühesõnaga, oli ainult paar riiki, kes olid meist veel kuritegevuse tasemel poolest eespool järgitanud veel tänava kuritegevust. Nii, aga nüüd Keila linnas. Päris stabiilne ei ole. Keilas on toimunud nii Keila linnas, kui nüüd jah, 2010-2011 on hakanud küll stabiliseeruma. Aga kui vaadata nüüd see pikemat veidis trendi on olnud ka siiski ilus on langustrend. Nii, õigusrikkumised võib liigitada 3 suurt rühma. Kõigepealt alkoholi käitlemisega seotud, alkoholi hankimiseks toime pandud rikkumised ja lõpuks alkoholi joobest toime pandud rikkumised. Alkoholi joobest toime pandud rikkumist räägime veidi hiljem põhjalikumalt. Praegu siis kõigepealt alkoholi käitlemisega on eelkõige siis alkoholi tootmine. Inimesed toodavad salaalkoholi. Eestis on piirkond, kus on väga pikk, võib-olla sajandite pikkune salaalkoholi tootmise traditsioon Lõuna-Eestis. Ja teine on siis illegaalse alkoholi müük. Ja siis loomulikult ka illegaalse alkoholi sisse toomine välisriikidest. Teine liik on siis alkoholi hankimiseks toime pandud kuriteod. Et alkoholisõltlased teevad kõikvõimalikku, sageli neid raha ei ole. Ja teevad kõikvõimalikke trikke, kõikvõimalikke inetusi. Et alkoholi hankimiseks, vargused, röömised, kelmuspettused, illegaalne äri ja muu sarnane. Nii, nüüd kolmas liik on siis alkoholijoobest toime pandud kuriteod. Alkoholijoobest toime pandud kuritegudest olulisim on siis paljud teised, näiteks kelmused, pettused, vargused, seosed on nõrgad, kuid eriti tugev seos on vägivallakuritegu. Ehk siis alkohol soodustab eriti just vägivallakuritegude toimepanemist. Ja mida peetakse siis vägivallakuritegudeks? Siin on püütud mul ka ise pingerida teha. Esikohal on ülekaalukalt kehaline väärkohtlemine. Kehaline väärkohtlemine annab kõigist isiku vastasest kuritegudest 62%. Nii et peaaegu 2/3. Samuti avaliku korra rasked rikkumised, röömised, muide röömist kriminaalõigus loeb küll varavastaseks kuritegudeks. Kuid maailma kriminoloogid leiavad, et siin esikohal on vägivald. Röömise puhul toimub ikka vägivallaakt ja see, et midagi seal võetakse raha ära, see on veidi teisejärgune, aga see on inimese vastane väga sünge vägivallaakt. Nii et seda loetakse eelkõige, röömist loevad kriminoloogid eelkõige vägivallakuriteguks. Samuti inimese ähvardamine sageli, tapmisega ähvardamine muu. Vägivald võimu esindaja vastu, politseinike vastu või teiste vastu. Seksuaalkuriteod kuuluvad siia, raske tervisekahjustuse tekitamine ja loomulikult ka tapmine. Tapmise osatähtsus vägivallakuritegudest on ikkagi suhteliselt väike. Kõik muud kehaline väärkohtlemine ja avaliku korra rikkumised annavad lõvi osa vägivallakuritegudest. Nii, ja pange nüüd tähele seda graafikut. Selles graafikus on toodud siis alkoholi tarbimise ja kuritegude dünaamika. Ja nagu näete, need 2 kõverat
on väga sarnased. Pange tähele, et alates 2006 toimub mõlema siin jõnks. Mõlemas toimus järsk ülesminek. Ja tuletame meelde, 2006 oli meil ju kuumi aastad, kus palgad tõusid kiiresti, rahast liikus hästi palju ja inimesed hakkasid tunduvalt rohkem alkoholi tarbima. Sealhulgas tekkis selline, eriti hakkas levima nähtus, mida sotsioloogid nimetavad demonstratiivne tarbimine. Küllalt paljud inimesed demonstratiivselt, ütleme, püüdsid oma sõpradel tutvusringkonnas töökaaslastele näidata oma edukust, panevad väga säravaid pudeleid lauale ja kõike muud. Ja toimus järsk alkoholi tarbimise tõus ja nagu näete, järsk kuritegu, vägivalla kuritegu taseme tõus. See tõus kestis siis selle buumi lõpuni ja 2008 algas meil ju masu, kuigi kõige kõrgemane riigijuhid ei tahtnud siis veel tunnistada, aga sisuliselt oli juba alanud. Ja näete, 2008 hakkas alkoholi tarbimise tase langema. Inimesed hakkasid, rahasid hakkas vähem sisse tulema. Inimesed hakkasid oma sissetulekust kokku tõmbama. Ja üks esimese kohti, kus nad tõmbasid kokku, oli siis alkoholi kulutavad summad ja hakati vähem jooma. Alkoholi mõnda. Ja nagu näete, sel peaaegu samal ajal, õige väike nihe võib olla, hakkas ka kuritegevuse tase langema. Ning see langus on jätkunud tükk aega kuni 2011. aastani, kus on kuritegud, vägivalla kuritegud ajal 2011 hakkas jälle tõusma. Ja nagu eelkõnelejalt oli kuulda, et tulevad peatsed andmed, mis näitavad, et ka alkoholi tarbimine hakkas tõusma. Siia, minul kahjuks neid andmed veel ei olnud, siia võib tõmmata veel väikse kriipsu, mis suundub ülesse. Nagu näete, need kaks kõverat langevad väga suures osas omal kokku. Mis järeldus võime teha? Põhijäreldus see, et nende vahel on põhjuslik seos. Alkoholi tarbimise tase mõjutab vägivallakuritegevuse taset sotsioloogiliselt tasandil. Me ei saa mingil juhul seda taandada üksiku majapidamise, või ka üksikuse mingi kohaliku omavalitsuse tasandil. See on üldine trend. Trend on väga selgelt siin näha. Nii nagu inimesed hakkavad alkoholi rohkem tarbima, nii ka kuritegevus tõuseb. Aga hakkavad vähem tarbima, hakkavad ka vägivallakuritegevuse tase langema. Nii et seega põhjuslik seos on väga ilmne ja seda me oleme nii, loomulikult see seos abis ei ole mingilgi määral uudne. Alkoholi agressiivsuse seosed on maailmas uuritud väga palju, on tehtud väga klassikalisi, väga põhimõttelisi uurimusi ja tõesti kõikjal on leitud, et alkoholi tarbimine ja agressiivse käitumise vahel on tugev seos. Nii, ja eriline seos on alkoholi ja perevägivalla. Alkoholijoobe mõju on eriti suur perevägivalla tekkes. Politseiprefektuuris tehti väga põhjalik uurimus, kus kõik perevägivalla juhtumid registreeriti. Ja selles registreerimislehel oli üks eraldi lahter ka, kas see perevägivald seal oli joobes või olnud. See uurimus näitas väga selgelt, et ligikaudu 80% juhtudel perevägivallast oli joobes. Muidugi oli, ligikaudu seal oli küllalt palju juhtumeid, kus mõlemad olid joobes. Ja umbes pooltel juhtudel oli tegemist lausa raske joobe
joobeseisundit. Tüüpiline vägivallad, perevägivald, see on siis alkoholiprobleemidega inimene, on ka töötu 30–40 aastane, 49 aastane mees. Ja eriliselt siis perevägivalla all kannatavad naised. Meie tuntud sotsioloogi Petter Kase on käinud oma uurimusega tõid välja, et umbes 41 000 naist kannatavad väga tõsiselt perevägivalla all. Ehk teisiti öelda, lihtsamalt öeldes 41 000 naist saavad aasta jooksul vähemalt korra väga tugevalt peksa. Nii et isegi veri lendab või siis paljudel juhtudel tekivad luumurrud või muud säärased. Kuid perevägivalla ei kannata mitte ainult naised, vaid kannatavad lapsed. Väga paljudel juhtudel pealtnägijaks või lausa perevägivalla sihtmärgiks on lapsed ja umbes kolmandikul juhtudel pöördubki perevägivallalt see viha oma enda laste vastu. Nii, ja mida nüüd kriminoloogid on avastanud, et siin võib tekkida väga raskesti murtav surnud ring. Kõigepealt laps on kas ise ohver või on ta perevägivalla nägi. Seal ei olegi siin palju vahet. Kui ta kasvab edasi ja kogeb perevägivalda korduvalt, elab siis õhustikus, tal hakkavad kujunema vägivalla hoiakud. Ning kui ta saab täiskasvanuks, kujuneb sellest isikust sageli ise perevägivallalt ja mõningatel juhtudel saab temast lausa vägivalla kurjategija. Ja kui tal on lapsed, ta oma lastes kasvatab ja kujundab omakorda jällegi, need saavad ka tema käest sageli peksa ja kujundab ka nende suusi selliseid hoiakuid ja elustiili. Ja see on üks selline ring, siin võib tekkida täiesti surnud ring. Miks need lastel tekivad sellised hoiakud? Siin on mitu põhjust. Üks esimene põhjus on see, et näiteks poeg näeb, et isa tegutseb tohutu efektiivselt tänu oma kõvale rusikale. Kõik ümberring kardavad teda. Ta surub alati oma tahte läbi. Poeg paneb selle väga kõrva taha, et küll mu isa on kõva mees, ta surub alati oma tahte läbi. Ta läheb elus, alati viib oma tahte ellu. Või teine põhjus, miks siin on paljud lapsed, kes näevad pidevalt oma ümber vägivalda, neil tekib kujutlus, mis kinnistub muidugi hoiakuteks, arvamusteks, et maailm ongi väga vägivaldne. Maailmas saabki läbi lüüa ainult olles vägivaldne. Et see kõik, mis ta näeb, on täiesti normaalne. Aga see on väga negatiivne ja aitab tal sellised vägivalla hoiakud kujundada. Kolmas tegur, mida on avastatud, et kogedes sellist vägivalda ja nähes sageli vägivalda, laps sageli muutub vähetundlikuks vägivalla suhtes. Ta kalestub. Kogedes sellist vägivalda kalestub ja tal empaatiavõime hakkab hääbuma, ta hiljem teiste inimeste suhtes ei tunne erilist empaatiatunnet. Sellised mõjutegurid aitavad siis sageli kaasa sellele, et vägivalda kogenud lapsed, lastest võib kujuneda vägivalla kurjategija. Selle kohta on maailmas uuringuid palju ja see on leidnud küllalt tugevat tõestust. Kuid lisaks sellele, et lapsest võib saada vägivallatseja, on ka muid võimalusi. Kõigist ei saa vägivallatseja.
kõik oleneb lapse isiksusest. On neid, kes oleks kogenud nüüd vägivalda ja ta on niisugune introvertne tüüp, ta on rohkem sissepoole tõmmatud, ta ei lähe teistele kallale, kuid ta hakkab ta on psüühika häiritud, närvisüsteem häiritud, ta hakkab rohkem narkootikume tarbima, ta hakkab alkoholi rohkem tarbima ja uurimust ongi näidanud, et sageli sellised väga intensiivne suurte emotsionaalsete probleemidega lapsed lähevad tunduvalt kergemini narkootikumide või alkoholi tarbimist teele. Või siis jällegi, olles kogenud väga palju sellist vägivalda, lapsel hakkavad tekkima enesehävituslikud mõtted. Ta vestleb teiste lastega, kuuleb, et teised ei saa peksa, tema on saanud peksa. Tal tekib tohutu alaväärsuskompleks, ta tunneb ennast väga halvasti, tal hakkab tekkima enesehävituse mõtted ja mõnigi nooruk on otsinud nööri ja koonust ennast üles. Nii et alkoholi kuritarvitamine, perevägivald, laste halb käitumine moodustavad omamoodi sellise teatud määral surnud ringi. Kuid lisaks sellele, et alkohol soodustab agressiivset käitumist, soodustab narkootikumi alkoholi tarbimist, soodustab ka samuti ohvriks sattumist. Ühesõnaga need, kes alkoholi palju tarbivad, satuvad ka tunduvalt kergemini ohvriks. Ja üks suurimaid riskirühmi, kes satuvad lausa korduvalt kuritegude ohvriks, on purjutavad naised, kes sageli satuvad vägistamist ohvriks, satuvad peksmist ohvriks, vargust ohvriks ja muuks. Nad tunduvad kurjategijale eriti kerge saak ja neid kasutavad seal. Nii et, aga nüüd võrdleme kahte ühiskonna jaoks väga ohtlikku nähtust on narkootikumid ja alkohol. Meil ollakse väga levinud arvamusena, et narkootikumid võrratult ohtlikud, mis alkohol on pisiasjad, see on tühi. Tegelikult, kui me võtame mingid objektiivsed näitajad, näiteks üks kõige objektiivsed näitajad on surmade arv, siis alkoholi surmasid on võrratult palju rohkem, kui on kõigisse narkootikumisse surevate inimeste arv. Ameerika Ühendriikides on tehtud hästi põhjalik, hästi detailselt teaduslikke uuringuid ja seal on toodud välja, et alkoholisurmade arv ületab 25-kordselt kõigisse narkootikumidesse surnud inimeste arv. Ehk juba surmade arvu poolest on alkohol tunduvalt ohtlikum, kui on narkootikum. Teiseks on tapmised. Ülimalt harva juhtub, kui narkouimas inimene tapab. Kuskil 98. oli, kus üks narkouimas inimesed tapsid kaks inimest. Kuid sama alkoholis joobes tapmine on meil Eestis tüüpiline tapmissituatsioon. Ligikaudu 60% tapmistest ongi sellised, kus joomise käigus tekkib meeste vahel tüli kasvab, minnakse üksteise kallale. Parimal juhul lüüakse teisel kulmrulli, ninast veri välja, kuid halvemal juhul tapetakse teine ära. Nii et võib vabalt väita, olen tapja number 1 Eestis ja juhul alkoholi tarbimist taset järsult langetada, siis see tooks ka kuritegevuse ja perevägivalla taseme olulise languse, muudaks ühiskonna tunduvalt turvalisemaks, ühiskonna õhkkonna tunduvalt paremaks ja oleks kõigile kasulik. Nii, aga nüüd ma oodaksin küsimusi. Jah.